Vaatame nüüd aga edasi. Siin kõrval on mul arvud ajaformaadis. 3 kuupäeva, nendel peal vajutades siia arvutüübi lahtrisse ilmub sõna date, ehk siis mis ütlebki mulle, et tegemist on kuupäeva formaadiga. Kuid kõigepealt ma teen ühe väikse ümberpaigutuse, ma näitan, kuidas saab teksti siis lahtrisse natukene paigutada. Ma tahaksin, et need 3 kuupäeva oleksid mul vasakule joondatud ja kõik need joondamisega seotud tööriistad leiab siit joondamise lahtrist. Ja siin need 3 või tegelikult võiks öelda 6 tööriista on siis joondamisega seotud. 6 tööriista paigutavad siis teksti kas vasakule, keskele või paremale. Et märgin kõik oma kuupäevad ära ja tahtsin, et minu kuupäevad oleksid vasakule joondatud. Siin üleval aga 3 nuppu näitavad, mismoodi hakkab tekst horisontaalselt paiknema lahtris. Ehk see efekt natukene paremini välja tuleks, ma laiendan esimest lahtrit natukene ja kõigepealt on mul tekst ülesse joondatud, siis keskele ja nüüd lahtri alla ossa joondatud. Nii et ma võin valida näiteks mõlemast joondamise variandist keskele, siis paikneb minu tekst täpselt lahtri keskel mõlemas suunas, nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Kuid parasjagu ma seda teha ei tahtnud, ma võtan kõik need tegevused tagasi, mulle piisab ainult sellest, kui need tekstid algavad mul vasakult. Kuid täpsemalt ma tahtsin hoopis rääkida, mida need erinevad arvutüübid nüüd endast kujutavad. Vaatame, mis juhtub, kui ma lihtsalt kustutaksin praegu ühe kuupäeva siit ära. Ja siia tekib tühi lahter ja jääb mulje, et ma võiksin sinna lahtrisse ükskõik mida kirjutada. No, lähen siia lahtrisse ja kirjutan siia 45 näiteks. Ja näete, siia ilmus, mina kirjutasin 45, aga Excel kirjutas siia hoopiski mingisuguse 14. veebruari 1900. Mis juhtus? Juhtus nimelt see, et ma ei pannud eelnevalt tähele, et kustutades lahtri sisu, ma ei kustutanud ära selle lahtri arvutüüpi. Ja seega jäi siia lahtrisse see arvutüüp alles. Nimelt, ka siin lahtris oli mul date arvutüüp ja kui ma tahan ikkagi, et siia lahtrisse jääks 45, mis ma alguses kirjutasin, tuleb mul teha vaid lahtri tüübi või arvutüübi muutmine läbi. Võtan siia näiteks jälle general tüübi peale, mis on see üleüldine tüüp ja ilmubki see 45 ilusasti siia lahtrisse tagasi. Kui ma aga tahan, et kindlasti selles tulbas oleksid minul kuupäevad või ehk siis ajatüüp fikseeritud, nii et kui mina hakkan siia midagi muud kirjutama, siis kohe Excel parandaks minu vea ära, siis muudan oma arvutüübi ikkagi uuesti tagasi ja see kuupäev, mis siia ilmus, annabki mulle siis teada, et oi, ma olen vale arvu valesse kohta kirjutanud. Nii et me võime siis siia kirjutada tagasi selle kuupäeva, mis siin eelnevalt oli, mis oli 12. veebruar 2011. Nii, ja ongi taastatud algne olukord. Veel kord, kui töös tuleb ette mingeid selliseid naljakaid olukordi, kus peale lahtrisse kuupäeva kirjutamist ilmub mingi imelik kood või vastupidi, arvu asemel ilmub kuupäev, nagu just enne juhtus, siis on viga lihtsalt selles, et antud lahter on vormindatud teise arvutüübiga. Ja olukorra lahendamiseks tuleb arvutüüpi muuta või siis parandada lihtsalt lahtrisse kirjutatud sisu. Nii, aga läheme andmete vormindamisega edasi ja vaatame, mida kujutab endast see ajaformaat täpselt. Esimene kuupäev siin tulbas on mul nii-öelda staatiline kuupäev, mis on siis käsitsi sisestatud siia lahtrisse ja see mul ajas ei muutu. Mõlemad järgmised kuupäevad on mul aga genereeritud funktsiooniga. Esimene kuupäev funktsiooniga today ja teine funktsioon on mul nimetusega now. Kuna kõikide kuupäevade saamiseks ma kasutasin mingit käsku, siis pani Excel need 3 lahtrit automaatselt mul ajaformaati ja tulemus on mul siin näha. Võib aga juhtuda, et mulle Exceli poolt antud viis, kuidas need kuupäevad mul siin lahtris on esitatud, ei sobi.
Mulle ei meeldi see, kuidas need on kirjutatud 12.02.2011. Et mis siis teha? Sellisel juhul tuleb mul minna siia arvude vormindamise sektori, et siin on see arvude vormindamise sektori väikesele ruudukesele ja see väike ruuduke siin ongi link arvutüüpide täpsemate seadete juurde. Ning kui ma siin vajutan, ilmub siis aken, millelt saan valida täpsemalt, millist kuupäeva esitusviisi ma tahan kasutada. Ja vasakult siit tuleb vaadata, et oleks valitud date, arvutüüp ning paremal on mul siis ära toodud loetelu kõikidest erinevatest arvutüüpidest, mismoodi on võimalik siis seda kuupäeva esitada. No, kas punktiga või siis näiteks märts välja kirjutatult. Mismoodi see kuupäev hakkab mul lahtris välja nägema, see näide on siis siia üles kastikesse ära toodud. Nii et kui ma valin siit erinevaid kuupäevi, mismoodi kirjutatakse, kas näiteks sidekriipsudega, punktidega, aasta välja kirjutatud, aasta lühendatud, kuu välja kirjutatud, siis seda valikut saan teha siit tüübi lahtris liikudes. Ma ütleme, et mulle meeldib kuu täispikkuses välja kirjutatuna ja veel aastaga siia juurde. Ma ütlen okei. Näete, mis juhtus? Kuna minu esitusviis on niivõrd pikk, siis enam see siia lahtrisse ära ei mahtunud. Kuid ka tulpa ma ei taha parasjagu laiemaks teha. Siis on mul üks võimalus. Ma märgin ära mõlemad need lahtrid siin ja valin siit joondamise tööriistade grupist merge and center. Ehk siis see tähendab seda, et ma ühendan need kaks lahtrit, mis ma olen ära märkinud omavahel. Ja kahest lahtrist sai mul üks lahter ning tekst on mul paigutatud keskele. Ma võin teksti paigutamist ümber teha, võin ka näiteks vasakule joondada ja olengi saanud soovitud kuupäeva esitusviisi. Kui ma tahan ka järgmisele kuupäevale täpselt samasugust kirjastiili nii-öelda või kirjaviisi, ma arvan, et ma peaksin ka need järgmised kaks lahtrit omavahel ühendama ja nüüd märgistan ära esimese kuupäeva, võtan vormingu pintsli siit home nupuribalt ja vormindan ka järgmise kuupäeva täpselt samasse stiili, nagu mul oli esimene tehtud. Ühendame ka kolmandal kuupäeval lahtrid, aga siia kolmandasse lahtrisse valin nüüd hoopis midagi muud. Kui mulle aga ei sobi ikka veel mitte ükski antud valikutest, mis seal kuupäeva esitusviiside lahtris oli näha, siis on võimalik ka ise kodeerida uus kuupäeva esitamise variant. Ja selleks tuleb mul jällegi avada arvutüüpide seadete aken siit väikesest ruudukesest, vajutan siia peale ja seekord tuleb siis valida siit, kui eelnevalt ei ole veel valitud, custom arvutüüp ehk siis kohandatud oma soovide järgi arvutüüp ja siia paremasse lahtrisse saan hakata kirjutama oma varianti. Siia on pakutud juba erinevad variandid, kuid sellest Sigri-Migrist on esialgu väga raske aru saada, mis siin toimub, siis seega hakkame seda kuupäeva kirjutama algusest peale. Ma kustutan siit tüübi lahtrist eelneva sisu ära ja see arv, mis siin näites on, sellest ei maksa üldse alguses välja teha. Ma tahan, et minu uues kuupäeva tüübis oleks ka olemas erinevaid sõnu. Näiteks, et kohe kui ma kuupäeva kirjutan, siis juurde tuleks sõna koostatud. Kuid näete, Excel kirjutab tegelikult lahtrisse sellise imeliku asja. Mis toimub? Nimelt, kuna selles sõnas on mul kasutatud tähti veel S ja D, siis S tähendab Excelis sekundeid, näete S-i asemel on ta kirjutatud sinna 13 ja D tähendab kuupäeva ehk date. Seega, et Excelil oleks ka arusaadav, et ma olen siin mõelnud tähte S, siis tuleb mul panna selle tähe ette kaldkriips. Nii, kaldkriips S-i ette ja kaldkriips nõrga D ette. Nii, nüüd on mul sõna koostatud olemas. Seejärel ma tahan, et ta kirjutaks mul kuupäeva, ehk siis kõigepealt kuupäev, ehk siis date. Kui ma kirjutan ühe tähe, siis see tähendab seda, et
kõik arvud kirjutatakse ühekordselt, ehk siis näiteks 3. märts kirjutatakse lihtsalt 3, aga kui ma tahan, et 3. märts oleks mul 03, siis pean ma siia panema 2 D-tähte. Mina tahan, et oleks 1 D-täht. Seejärel tahan, et oleks tühik, kirjutan tühiku ning siis ma tahan, et ta kirjutaks sõnana välja mul kuu nimetuse. Ja kuu nimetus on inglise keeles on months. Kuud tuleb siis kirjutada M-tähega. Kui ma kirjutan 1 tähe, siis ta annab mulle kuud arvuliselt. Kui ma kirjutan 2 tähega, siis 2 arvuga kirjutab minu kuu nimetuse sinna. Ja 3 tähega kirjutatult kuu annab mulle lühendi. Märts on kahjuks ühesilbiline sõna, seega see lühend siit näitest välja ei tule, aga kui ma kirjutan ka 4. M-tähe siia juurde, siis on mulle esitatud terve kuu ilma igasuguste lühenditeta. Ja peale seda tahan ma jällegi tühikut, ainult tühikut ja seejärel tuleks aasta. Ja jällegi kasutan 4 Y-tähte ehk siis sõnast year. Kui ma kõik 4 tähte ära kasutan, siis ei ole mul mingisuguseid lühendeid pärast oodata. Ja seejärel tahan kasutada sõna kell, kirjutan kell, aga näete, jällegi E-täht on juba Exceli koodides kasutatud, E-tähe ette pean jällegi panema kaldkriipsu. Seega on kirjutatud kell ja nüüd mina tahan siia, et ta paneks mulle tunnid, paneme kooloni ja siis minutid. No näiteks niimoodi. Mõlemasse ikkagi 2 H-d ja 2 M-i, et kellaajad oleks ka 03. Nii, ja olengi kodeerinud enda jaoks täiesti uue kuupäeva formaadi. Vajutan OK. Ohoo, see tuli väga pikk. Teen siia kõrvale veel ühe lahtri ja joondan kogu teksti vasakule. Ja ongi kirjutatud koostatud 19. märts 2011 kell 15.29. Kui ma siia lahtrisse alati kirjutan kuupäeva, siis paneb ta siia kuupäeva juurde ka sõnad koostatud ja kell.